Aastad 2019 kuni 2020 olid samuti JCI Toompea koja hiilgeaastad. 2019 oli meil siinsamas Tallinnas JCI maailmakongress. See on tänaseni kõige suurem konverents, mis on Eesti seales tehtud. Seal osales ligikaudu 4100 inimest 99 riigist. Märkimisväärne selle konverentsi juures on ka see, et see tehti ainult vabatahtlike abiga. Lisaks tegime ka ettevõtluskonverentsi väärtuste tulevikku, mis keskendus seekord siis ühiskonnas toimuvatele muutustele. 2020 läks ajalukku kui esimene koroona-aasta. Kõik meie füüsilised üritused, kohtumised, kallistused läksid tahaplaanile ja pidime kolima internetti. Nende aastate presidendid on minuga koos siin täna stuudios ja räägime nendega lähemalt. Aga ennem saame kirjalt tuttavaks. Tere Triin, tere Anna-Mari. Tere Kaspar. Anna-Mari, sina liitusid 2014. aastal juba JCI-ga ja siiamaani oled väga aktiivne olnud. Kas sa mäletad, miks sa JCI-ga liitusid ja kuidas sa just JCI Toompea koja valisid? Nii-öelda huvilisena liitusin ma juba aastal 2012. Ehk et järgmine aasta saab mul 10 aastat kojas. Ja mind kutsus kotta minu tollane kolleeg Priit, kes oli meil ka president aastal 2014. Päris ametlik otsus kojaga liituda tekkis mul tegelikult peale Euroopa konverentsil käimist, mis oli Maltal. Et see oli minu esimene rahvusvaheline konverents, sellepärast ta ilmselt on jäänud ka mulle nagu kõige eredamalt võib-olla meelde või pakkunud kõige suuremat emotsiooni. Ja sealt tagasi tulles siis ma nagu nägin selle organisatsiooni nagu mastaapsust, et ei ole ainult see väike Eesti, vaid me oleme tõesti nagu rahvusvahelised. Ja peale seda ma olen olnud, et jääda nii-öelda või praegu 10 aastat juba varsti. Suurepärane. Ja sellepärast me ka oma uutele liikmetele seda väliskonverentsi väga soovitame ja tahamegi neid sinna saata, eks ju, et nad saaksid selle energia, saaksid seda näha seda mastaapi ja kõike seda, eks. Ja tunnetada seda koha peal. 10 aastat. Mis sul kojas toimetamiseks energiat annab? Ma arvan, et see on ikkagi need inimesed, aktiivsed inimesed, kes hoiavad seda sama energiat üleval ja ilmselt ka see tunne, et sa saad midagi päriselt ära teha, et kas see on siis sinu iseenda jaoks läbi mingisuguse enese arengu või siis kogukonna jaoks läbi mingite erinevate projektide, et sa näed nagu seda käega katsutavat tulemust hästi kiiresti. See on mind paelunud midagi ära teha, midagi anda. Triin, sina alustasid JCI-s kodade ülese projektiga, olles siis auhinna direktoriks, juhtides kodalaste ja projektide tunnustamist. Et mis sind selle juures kõnetab? Selle pakkumise tegi mulle Leelo ja ma olin siis alles paar kuud varem saanud Toompea koja liikmeks 2016 detsembris. Leelo pakkus mulle, et see on ideaalne võimalus saada kiirkursus JCI liikmetest, JCI projektidest ja et sa saad kontaktid kõikide kodadega. Ja minu enda jaoks oli see selline eneseületusprojekt, kuidas lavahirmust ja avalikust esinemisest nagu üle saada. Aga fantastiline kogemus, et ma tegin seda veel 2 aastat, et proovida teha paremini ja ma siiamaani on see positsioon mulle südamelähedane. Ja sul tuli see väga hästi välja. Ja me tegime ju koos seda presenteri koolitust ja ma mäletan seda, sa jagasid ja nii tubli, et sa teadvustasid seda, et sul on see hirm ja sa tegid neid tegevusi, et sellest üle saada. Nii et... Endale challenge'ite esitamine on, mulle meeldib, et nii saabki ainult paremaks ja kui ma ise ei esita, siis elu esitab neid. Küsimus teile mõlemale, et me teame, et JCI on rahvusvaheline organisatsioon, eks ju. Meil on maailma eri paigus erinevaid rahvusvahelisi konverentse ja ma tean, et mõlemad olete mitmetel käinud, aktiivselt osalenud isegi võiks öelda. Mida nende konverentside külastamine teil andnud on? Need konverentsid on viinud mind kindlasti kohtadesse ja riikidesse, kuhu ma võib-olla ise ei oleks sattunud niisama. Näiteks maailmakongressil Jaapanis käisin
ilmselt Jaapan ei oleks olnud mu mingisugune kõige esimese niisugusi reisi sihtkohti, kuhu oleks ise minna tahtnud. Ja praegu tagantjärgi mõeldes, siis see on kindlasti minu üks niisugune top 3 sihtkoht, kus ma üldse käinud olen. Samamoodi näiteks India. Indiasse ma ei ole üldse kunagi kippunud, aga kui oli teada, et 50 Chasicat sinna nagu minemas on ja seal oli niisugune ka 2-nädalane nii-öelda eelprogramm, kus me lihtsalt oma kambaga käisime ja ekskurseerisime ringi, ja tagantjärgi ka nagu mõelda, et väga kihvt ja lahe reis oli. Pluss mulle tundub, et nendel välisreisidel on, üks asi on see, et sa saad hästi palju rahvusvahelisi sõpru endale, aga ka need samad Chasicad, kellega sa seal kohapeal näiteks oled nädal, 2, vahest 3-gi, eks ole, et siis sa nagu kasvad seal kokku nende inimestega, tekib niisugune nagu ühtsustunne rohkem ja seal sa saad, et kui sa muidu oled võib-olla niisugune nagu oma koja inimestega veedad hästi palju aega koos, siis seal on teistest kodadest ka inimesi, kellega sa saad siis nagu lähemalt tuttavaks ja pärast on jälle nagu lihtsam kas koos mingisuguseid projekte teha või kuidagi seda niisugust ühisosa leida või uusi sõpru saada, et väga kihvtid kogemused. Kõik minu puhkus ja rahalised ressursid on viimased 9 aastat läinud Chasey konverentsidele. Päriselt. Mina sattusin, ma arvan, Chasey'sse ühel väga vahval ajal, kust hakkas peale maailmakongressi promo. Minu esimene väliskonverents oli JCI World Congress Amsterdamis, kus oli siis Eesti 2019 maailmakongressi BID ja Kaire Valge ja meil hakkas kohe, et me pidime seal promo tegema ja laval käima, et sealt hakkas see elamus nagu pihta. Ja see karussell siis liikus 2 aastat nagu non-stop, et lisaks kui ma olin veel muud konverentsid, siis Euroopa konverentsid, Aasia konverentsid, siis tulidki veel Vöko promo juurde. Nüüd ma olen 4 korda Jaapanis nagu käinud seoses mu positsiooniga maailmakongressi tiimis Jaapani piirkonna juhina. See on see, mida iga Chasikas peaks kogema, et aru saada Chasey võrgustikust ja nende kontaktide loomine, et ma usun, et me võime minna ükskõik kuhu maailmas, võtta ühendust sealsete Chasicatega ja nad aitavad sind. Ja see on minu jaoks üks suurimaid väärtusi, mis ma siit Chasey'st olen nagu saanud. Rääkides Jaapanist, Anna-Mari kirjeldas seda, kuidas oli see maailmakongress Jaapanis, kus sa käisid, eks ju, mis jättis kustumatu mulje ja sina olid siin Jaapani piirkonna juht, eks ju, Vöko raames, et samal ajal ka, kuidas see nüüd täpselt käis, aga minu teada sina olid see, kes Osaka meile Twinning partneriks tõi. Ja, on see. Kus see välja nägi? Tegelikult see hakkaski pihta sellest Amsterdami maailmakongressist. See oli 2017 ja 2018 märtsis minuga juba võeti ühendust, et jaapanlased tahavad Eestisse tulla, teeme koos ühisprojekti, neil on üliõpilasprojekt ja sealt hakati nagu suhtlema. 2018 me tegime selle üliõpilasprojekti, siis me läksime ja koas sõlmisime maailmakongressil Twinning-lepingu ja siis hiljem tuli välja, et nüüd 2021 maailma president on JCI Osakast, et me sõlmisime lepingu maailma suurima Chasey kojaga, et kus on kuskil 1200 liiget ja et miks meie siis mingi 20-liikmeline väike Eesti koda, et nad on meist huvitatud, et see oli uhke tunne. Ma kujutan ette, et neid suhteid ja neid kontakte saab tulevikus veel küll ja veel otsida ja kasutada loodetavasti, et kui piirid lahti lähevad ja kõik. Aga 2019 oli see maailmakongress ja see oli see aasta, kus Anna-Mari, sina olid meie koja president. Et mis kogemuse see sulle ja teistele Chasey aekatele andis? Ainulaadse kogemuse. Nii suur sündmus JCI enda sees, mida pole varem Eestis olnud, ilmselt pikka aega ei tule ka. Ja tegelikult ei ole ka võrdväärseid üritusi ju väga palju olnud ka Chasey'st väljaspool Eestis, kui selle kongressi mastaapi nagu ette kujutada. 1000 inimesed üle maailma ja nii pikal perioodil siin fokusseeritult nädal kuni 10 päeva ikkagi. Ma ei tea, et nii suuri üritusi siin tehtud oleks varem.
kindlasti me oleme täna maailmas JCI mõttes siis tuntud, me oleme igal juhul ennast nagu tõestanud, ilmselt kellelegi võõrad ei ole, kõik teavad, et siin tehakse nagu väga kvaliteetseid asju. Novembrikuus veel. See oli challenge. Noh, see tunne ikkagi, et me oleme siin vabatahtliku tööjõuga võimelised midagi nii suurt ja nagu erakordset korraldama, et me päriselt saime sellega hakkama. Ja mitte lihtsalt ei saanud hakkama, vaid ikkagi filigraanselt saime hakkama, et noh, nii positiivset tagasisidet üle maailma JC organisatsioonidelt saada ja noh, olgem ausad, et eks me jäime ise ka ikkagi nagu väga-väga rahule sellega, et olles käinud ise teistel konverentsidel, siis ma arvan, et see meie kvaliteet oli nagu igas mõttes väga-väga kõrge. Et me ei teinud kuskilt nagu mingit allahindlust, olgu see programm, olgu see peod, ma ei tea, toitlustus, majutus, kõrvalprogrammid. Et ma arvan, et need, kellel oli võimalus sellel ajal kojas olla ja kes olid piisavalt nutikad, et seda võimalust kasutada, on selles mõttes õnnesärgis sündinud, et sellist kogemust ilmselt lähiajal tulemas ei ole. Kuigi algus oli, pikalt oli see tunne, et raske ja palju kanda ja kõik oligi, see. Kindlasti oligi. Et ja seda parem tunne oli, kui see me õnnestusime, et kõik see raske töö, paar aastat vaevanägemist, tiimide, programmide, partnerite leidmine, magamata ööd, koosolekud, see kõik oli nagu seda väärt. Ja ma olen samamoodi tohutult nagu tänulik, et ma sellisel ajal sattusin JC-sse, et seda võimalust nagu kasutada. 100% nõus. Paljud JC-ikad olidki selle projektiga rakkes, eks ju. Et kuidas see nagu sinu seda aasta juhtimist või fookust, kuidas see nagu sind mõjutas või sinu juhtimist, koja juhtimist? No tegelikult mõjutas väga palju. Ühest küljest minu enda isiklikku nii-öelda neid plaane, et paljud ütlesid mulle, et kui sa oled president, et ära sa jumala eest mingeid projektidesse ennast ise nagu mässi on ja, et sina täida seda presidendi rolli ja sellest nagu piisab. Aga ma ei suutnud nagu jätta seda võimalust kasutamata, et ma ikka ise surasin ka ennast sinna maailmakongressi sisse ja tegin seal ka ju ühe selle rahvusvahelise õhtu korraldasin ja nipet-näpet veel juurde. Mul oli seal mingi oma see JCI mingi nänniputka, mille eest ma vastutav olin. Et selles mõttes võib küll öelda, et ma võtsin sellest oma presidendi aastast nagu kõik välja, mis võtta sai nagu maksimumi. Aga koja mõttes kindlasti ka, et meil ju tegelikult samal ajal või samal aastal toimus meie koja poolt korraldatud kevadkonverents. Minu enda ideoloogia oligi see, et ma oleks tahtnud, et maksimaalselt palju inimesi osaleks maailmakongressil, just et nad saaksid osa sellest kogemusest. Ja siis oli samas ikkagi see, et mingisugune osa inimesi tegid meil kevadel kevadkonverentsi. Et just siis see, et nad ennast ära ei väsitaks, et neil jääks siis jõudu ikkagi ka aasta teises pooles midagi veel teha, et kuidagi selle tasakaalu leidmine. Ei olnud lihtne ülesanne. Ei olnud lihtne ülesanne, jah. Aga mul on hästi hea meel selle üle, et igal aastal on kojas neid inimesi, kes on sellises nagu passiivses olekus, et nad lihtsalt nagu on. Et siis sellel 2019 aastal oli küll selliseid passiivseid kodalasi minimaalselt. Et oligi, et igaüks leidis oma koha nagu mingisuguses projektis, et kes tahtis seda väärtuste tuleviku kevadkonverentsi teha, kes tahtis maailmakongressi teha, mõni tahtis võib-olla mõlemat natukene teha, et hästi aktiivselt toimetati sellel aastal. Selle üle mul oli ka nagu super hea meel. Väärtuste tuleviku võib-olla paari sõnaga, et mille poolest see konverents eriline oli, see kevadkonverents? 2019. aastal, kui ta toimus, siis see oli esimest korda, kui ta toimus nii-öelda niisuguse natuke uue lipu all. Ehk et oli otsustatud, et see konverents peaks olema lisaks JCIkatele suunatud ka väljapoole, et ta ei oleks enam lihtsalt niisugune JCIkate kevadine kokkusaamine. Lisaks lepiti siis kokku, et ta võiks iga aasta olla niisugune ettevõtlusteemaline ja et tal võiks olla ka sama nimi läbivalt. Ehk et siis sellel aastal viisime meie läbi nii-öelda nimekonkurssi
mille tulemusena siis see väärtuste tulevikku välja valiti kui kõige populaarsem nimi. Meil oli Helina, kes oli projektijuht, temal oli see projekt nagu isiklikult hästi oluline ja ta tegi seda väga niimoodi sära silmis, et niisuguse laheda entusiasmiga, et ja väga super hästi tegi ära ja noh, nii oligi, et programm oli tasemel, me saime väga palju inimesi väljapoolt Chase'it sinna, kellest ka mitmed hiljem tegelikult meie huviliseks hakkasid. Siuke teine lähenemine nagu natuke, et mis teda võib-olla erilisemaks tegi. Uus hingamine isegi natuke. Jaa, kindlasti. Ja. Küsimus Triinule, et JCI tegutseb 4 valdkonnas, milleks on isiklik areng, ettevõtlus, ühiskondlik tegevus ja välissuhted. Toompea koda on alati olnud kõigis nendes valdkondades väga tegelev või tegus. Aga sinu aastal sai koda selge fookuse ettevõtlusteemades. Nendest inimestest, kes meil sel hetkel kojas olid, pluss meil on üks suurimaid ressursse meie endiste liikmete näol, kes on ettevõtluses hästi tublid olnud, kes saavad meid nagu mentordada ja tulla meie uutele liikmetele rääkima ja lisaks andis sellele ka meie projektid, et see TIK, siis meil on investeerimine, et kõik vaatasid JCI-s meie poole, et Toompea teeb ja teil on nii palju ettevõtluse teemalisi üritusi, et siis sellest nagu tuligi. No meil ongi, nimetasid ära siin TIK-i, eks ju, ja mulle hetkel teadaolevalt ainukese kojana olemegi, kes investeerib seda nii-öelda, mis meil parasjagu kontol on, eks ju. Lisaks on siis Ärifoorum, Liidrikool. Ma arvan, et Helina tuli ka uue hingamisega peale väärtuste tulevikku, mis oli suunatud siis tuleviku ettevõtlusele ja ettevõtlikkusele üldiselt ja tema algatas siis 2020 Ärifoorumit. See Ärifoorum on ka ju JCI Toompea vana projekt, siis JCI maailma poolt on nagu see, et me oleme liidrite kasvulava, kasvatame tuleviku liidreid, siis sellest tuli nagu liidrikool, et ettevõtlikkusele lisaks siis pakkuda juhioskuseid arendavaid, mis on ka olnud nagu Toompea moto juba aegade algusest, et juhioskuste parim kool. Sinu aasta väljakutse oli ilmselgelt koroona. Oli esimene koroona aasta ja me oleme kojas harjunud siis tihedalt kohtuma, tihedalt kallistama, siis aga ühtäkki olid kõik ekraanide taga. Et kuidas koja elu siis välja nägi? See oli kohutav või see hetk, kui see nagu kohale jõudis, et mul olid hoopis teistsugused plaanid. Aasta plaanid olid tehtud, me teeme üritusi, me käime, me teeme pidusid, Toompea sünnipäevad nagu ikka, naistepäeva me saime veel ära pidada. Ja siis üks hetk kõik võttis aega, et aru saada, et kas see on nüüd nagu hetkeline või mis nagu üldse toimub või kaua see nagu kestab ja kuidas nagu edasi, et alguses oli šokk ja siis ma ei ole allaandja tüüp üldse, et nagu ma enne ütlesin, et kui nagu iseendale challenge'id ei loo, siis elu loob ja lihtsalt tuli kokku kutsuda kogu oma tiim, meeskond, mis meil on ja mõelda uuesti plaanid läbi, mis võimalused meil on, mida me saame teha, mis asjad me viisime virtuaalseks üle, mis asjad me lükkasime edasi, mis tegevused tehti väliüritusteks, et lihtsalt leida need võimalused, et midagi ikkagi nagu toimuks. Alguses ja kõik ju kartsid, olid ranged piirangud ja enamus asju oli virtuaalselt ja et kuidagi hoida siis nagu koja inimesi kojaga seotud ja mitte, et nagu koja elu vaibuks ja pigem näidatagi teistele ka eeskuju, aga et kaasata oma liikmeid ikkagi. Maarjal tuli äge idee teha niisugune Facebook takeover, kuna kõik olid arvuti taga, et see oli siis meie kommunikatsioonitee ja meil kojasiseses Facebooki grupis on üle 50 inimese ja me tegime siis ühepäevaseid Facebook takeoverid, kus mina nägin esimest korda Kuno Peeki näiteks, et nagu laivis, et
ja tänu sellele projektil meie koja esimesed presidendid saatsid videotervitusi ja kõik rääkisid, et kus ma elan, mis ma teen, et me saime nagu omavahel lähedasemaks, et selle teema oligi, et siis kuidas sina, millega sa tegeled ja mida sa nüüd koroona ajal teed, et kuidas see on su elu nagu muutnud, et millised on mu päevad, et see nagu tegi inimesed omavahel tuttavaks, kes muidu ei olnudki kokku sattunud. Vahest võib-olla ei teadnudki, et mis tööd see inimene teeb või kui palju tal neid lapsi seal või koeri või kasse kodus on, et see avas nagu nii palju uusi tahke ja nagu infot inimeste kohta. Et kes seal kojas on, millega nad tegelevad, et nagu teinekord ma tean küsida, aga see oli nagu tõsine väljakutse ja mulle see õpetas lihtsalt seda, et plaanid võivad head olla. Aga et kuidas sa reageerid ja mis toimub siis, kui elu mängib nagu vingerpussi või et seda ei osanud meist keegi oodata ja mul on hästi hea meel, et kogu juhatus ja liikmed nagu töötasid kaasa, et kõik asjad sai ikkagi tehtud. Aga ometigi õnnestus sinu aastal meil võita 11 uut liiget, 4 toetajaliiget. Eesti auhinnagaalal võitsime 8 auhinda 10-st. Lisaks olime nomineeritud Euroopa auhindadele. Et mis sa arvad, mis on meie edu võti? Edu võti, ma arvan see, et meie ei andnud alla, et pigem oligi see, et Toompea ei lasknud oma latti madalamaks ja inimesed tulid nagu kaasa ja tiim ei jooksnud laiali, vaid me pingutasime võtta olukorrast, mis andis ja lihtsalt, et võib-olla teised kojad tundsid veidi lootusetumalt ennast selles nagu olukorras ja ei osanud nii kiiresti nagu kohaneda. Meil oli nagu lihtsalt, et ma ei tulnud seda aastat juhtima Toompeal nagu kodus passides, et ma tahtsin ikkagi pingutada nii palju kui vähegi võimalik üritusi korraldada, inimesed kokku kutsuda virtuaalselt, kus iganes, et ma lihtsalt ei lubanud sellel nagu juhtuda, et lasta dikteerida, et peaaegu kõik, mis tegevusplaanis oli, me saime ikkagi kas ühel või teisel viisil ära täidetud ja meil toimub nüüd ka see aasta edasi twinning-kohtumised oma sõpruskodadega, et kui muidu nägid neid väliskonverentsidel, saite kokku, siis sel hetkel väliskonverentsid kõik reisimine jäi ära, aga me avastasime selle virtuaalse maailma. Ja nüüd on kord kvartalis on meie sõpruskodadega nagu kohtumised ja me oleme palju lähedasemad, kui me siin enne seda olime. Samas ongi, et kui nagu ühed võimalused kaovad ära, et siis teised võimalused tulevad asemele, et sa pead nagu lihtsalt oskama neid nagu kasutada. Covid on jah kindlasti omad plussid nagu ka kaasa toonud. Ja just see, et nagu operatiivsemaks on kogu maailm muutunud, et vanasti oligi see, et mingiks koosolekuks igaüks sõitis erinevast linnaotsast kohale kuskile kohvikusse, eks ole, siis nüüd on see, et sa teed selle koosoleku tunni ajaga ära ilma kodunt lahkumata ja tund aega on, eks ole, kokku hoitud näiteks transpordiaega, et selles mõttes mulle see nagu meeldib. Loomulikult kokkusaamine, see kvaliteet on hoopis midagi muud. Aga operatiivsuse mõttes siis on maailm väga palju nagu muutunud. Nõus. JCI pakub võimalust õppida juhtimist. Presidendi aasta on suurepärane aeg selle õppimiseks. Et mida teie oma presidendi aastaga juhtimisest õppisite? Neid õppetunde oli väga-väga palju. Kui ma neid siin hakkaks otsast lõpuni ette lugema, siis meil läheks siin väga pikalt. Aga ma arvan, et üks võtmetähtsus on kindlasti su meeskond, et need inimesed, kellega sa ennast ümbritsed või kellega sa koos lähed seda asja tegema. Hea oleks, kui sa teaksid neid võimalikult palju. Presidendina sa pead kõike seda haldama, et kes sul seal meeskonnas on, kellele sa võid helistada hommikul, kellele pigem õhtul. Kellele on vaja helistada, kellega on vaja kirju saata, eks ole. Kellega sa saad kohe asjast rääkida, kellegiga on vaja rääkida ennem lastest ja koduloomadest, eks ole, sissejuhatuseks. Oma meeskonna tundmine, mis on meie tugevused, nõrkused, see personaalne lähenemine. Ma arvan, et delegeerimine on hästi oluline, sest et ilma delegeerimiseta on võimalik presidendina väga kiiresti nagu umbe joosta. Et igal juhul on see nagu kriitiline. Mida veel? Ma annan vahepeal sõna Triinule, mul kindlasti tuleb veel mingeid häid mõtteid. Lasen sul mõelda. Minu suurim õppetund oli muutustega kohanemine, et alla suruda see, et asjad ei lähe nii, nagu sa planeerid ja nagu mul kukkus kõik kokku.
ja ma õppisin seda, et ma mitte ei murdu, vaid ma paindun, olla paindlikum üldse ja mitte võtta neid mingeid tagasilööke nii isiklikult, vaid pigem võtta seda kui energiat, mõelda teisi lahendusi, kuidas ongi motiveerida oma tiimi, hoida nendesse süstida seda energiat, et me saame hakkama, et kõik ei ole halvasti ja mõtleme teised võimalused. Oli nagu keeruline ja ka see, et kui keegi ei tee, siis teeb president, aga ma ei saanud midagi jätta tegemata. Mulle meeldisid teie mõlema punktid, kõrvu jäi kõlama ka see, et ma mitte ei murdu, vaid ma paindun. Ja viimaseks küsimuseks küsiks jällegi teilt mõlemalt, et vaadates tagasi oma JCI-s oldud ajale, siis mida te soovitaksite uutele kodalastele? Alusta nüüd kohe ja praegu, et tee see esimene samm. Mõeldes üldse oma JC teekonna peale, siis nagu siin meil intervjuud alustasime, et 10 aastat. Et jah, ma olen väga palju teinud, aga ma arvan, et kui ma oleks olnud mingitel hetkedel kiirem, ma oleks jõudnud veel rohkem teha. Et sa ei pea ootama 5 või 6 aastat selleks, et võtta mingit projektijuhi rolli või presidendi rolli, et ta tuleb sulle kasuks, eks ole, et kui sa tead organisatsiooni juba läbi ja lõhki. Aga tegelikult on see, et kogu see teekond ongi nagu eneseareng ja mõnes mõttes, et mida rohkem sa sealt mugavustsoonist välja astud, siis seda kiirem on see sinu areng. Ja nagu öeldakse, et head asjad juhtuvad mugavustsoonist nagu väljas, et sa ei pea kartma seda mingit uut rolli või vastutust, vaid lihtsalt tee see samm ja võta ette, et seda julgust. Mina arvan täpselt sama, et kõik need rollid või minu teekond JCI-s, et kui see alguse sai Leelost, pakkudes mulle auhinnadirektori positsiooni, ma sel hetkel ei teadnudki, mida JCI Estonia endast nagu kujutab või mis see veel on, et lisaks Toompeale ja teistele kodadele. Et võtta neid erinevaid positsioone, katsetada, JCI-s on, et küsi ja sulle antakse ja see, mida rohkem sa annad JCI-sse sisse, seda rohkem sa saad endale tagasi. Et sa riskisid minna mingisse projekti või võtta mingisuguse ülesande. Ja kui toredaid inimesi sa leiad ja kui oma andeid sa avastad või mingisugust uut suunda, mida sa tahaksid nagu endas järgida. Suurepärane. Täna on palju Jaapanist juttu olnud, nii et arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Suur tänu teile. Aitäh sulle.